Tere tulemast vaatama, kuulama podcasti Jutukuubik. Jutukuubiku leiab YouTube'ist R33 Jutukuubik ja Spotify'st Jutukuubik. Minuga täna siin on minu vana paralleelklassivend ja tänapäeval siis õpetaja Lauri Vilibert. Tere! Tere! Nii, Lauri. Mina, nagu ütleks iga õpilane selle kohta. Mul on sulle kohe üks küsimus, et kooli ajal, nagu me kõik mäletame, sa olid paralleelklassis, ma olin B-klass, olid A-klass, erinevad kultuurid, selles mõttes, et A-klass oli ju korralik klass ja B-klass oli siis nii-öelda rebelklass, eks ole. Ja arvestades, et sa oled praegu õpetaja, mul tekkis kohe küsimus, et nähes kõike seda nagu õpilase silmade läbi, et mis hetkest sul tekkis nagu idee, et ma tahaks ka tükikest seda nagu? Et see idee ei tekkinud niimoodi mingisugusel sellisel hetkel. Tegelikult ta tekkis umbes 9. klassi lõpus. Tekkis see mõte, et heakene küll, et kui ma nagu midagi muud nagu võib-olla tegema ei hakka, et äkki hakkaks ka õpetajaks. Mõju oli, omal ajal oli üks selline õpetaja, kui sulle meenub, oli Sven Salumets. Oli ta minu meelest isegi hoopis mingi muu haridusega, küll ta oli seal politseis tööl ja õpetas karateed või judot. Aga temaga oli see huvitav juhus, et 9. klassi lõppu või alguses andis ta mulle kätte 1 kilovatise mootori ja ütles, et aasta lõpuks ma tahan, et sellest saaks liftpink. Ja see oli paras väljakutse mulle, aga valmis ta sai. Ma mäletan, et 3 tundi enne mindi väljapanekut veel keerasin viimaseid mutreid. Ja ma arvan, et see oli üks mõju. Et no, miks mitte. Aga no, eks aega võttis muidugi. Ehituskooli aja võttis veel aega ja siis, kui oli aeg valida, et mis nüüd edasi õppida, no siis lõpuks jah, sattus kuidagi see õpetaja amet sinna valikusse. Okei, aga liigume natuke ajast tagasi, see oli üks põletav küsimus, mis ma tahtsin kohe küsida, et mis ajendab inimest õpetajaks saama. Aga 9. klassi lõpetasid sa ära, eks ole, ja siis läksid Tallinna ehituskooli, sest läksime sinna õppima tisleriks. Eks selline puude huvi on olnud lapsepõlvest saadik, sellepärast, et eramajas üles kasvununa, ikka looduse keskel ja on ehitatud, igapäevaselt oli vaja tuld teha ahju ja sai nikerdatud ka sellest puidust seal kodus nii mõndagi. Ja sealt tuli see huvi ka, et mis nüüd edasi teha peale 9. No jah, et läheks ehituskooli. Ega sel ajal vist sellel hetkel, kui ma ehituskooli läksin, ega ei mõelnudki, et kas ma lähen ülikooli või mitte. Sest mõte oli ikkagi, et saan tisleri paberi kätte, siis mul on olemas amet. Aga jah. Mina olin Mustamäel, eks ole, ja käisin lihtsalt metsas suusatamas ja mis iganes asju tegemas seal, eks ole, kelgutamas. Siin oli trummist, eks ole, aga trummirahvast nagu, kuna seal oli suusahüppe mägi lähedal, kas sul ei tekkinud mingi hetk nagu see, et ma tahaks ka suusahüppajaks hakata? Ei, võt selle spordiga on olnud niimoodi, et suusahüppajaks ma ei ole kunagi tahtnud. Ma nooruspõlvest tegin laskesuusatamist. Ja no ei ütleks, et ma nüüd väga lootustandev olin, aga sporti sai tehtud vähemasti. Aga siis tuli üks tervisevigastus, sai varbaga natukene halvasti ja peale seda suusatamine jäi ära, sest lihtsalt ei saa pikka maad suusatada, jalg läheb krampi. Aga sporti natukene on tehtud nooruspõlves maadeldud, mitte nüüd ainult sõpradega, vaid ka tegelikult täitsa maadlustrennis käidud ja siis see suusatamine, aga peale seda jah, kui see jalavigastus oli, siis sai nagu suurem pidur igasugusele spordile peale. Et hüppama kunagi ei ole tõmmanud ja kõrgust olen kantud alati. Okei, ma siis mõtlen, et hästi paljud rummikad nagu käisid, kui nad olid väiksed, käisid hüppamas. Ja ma arvan, et vanasti käid hüppamas, tänapäeval saab ju seal lumelauda ja mäesuus ka selles talikeskuses ja lumekeskuses teha, et ma arvan, et väga paljud käivad seal tänapäeval siis vähemasti lumelauda sõitmas ja ega praegult ka on talvisel ajal on ikkagi see suusarada väga populaarne seal, et autod ja ütleme, autoliiklus on väga tihe. No oli ka tol ajal selles mõttes, et meil oli ju koolis oli see ju ikkagi kehalise kasvatuse nagu osa, eks ole, et talvel meid ju viidi sinna trummi suusatama ja see oli täitsa hinde peale. Ka ma ei tea, kas ta nüüd tänapäeval hinde peale on, aga ega see ei ole kuhugi kadunud, et samamoodi mu enda laps käib Tallinna Saksa gümnaasiumis ja seal, kus me siis koos käisime. Ja seal on siiamaani on suusaveerand ja on veel võimlemisveerand ja ujumisveerand ja kõik need muud asjad, mis seal vanasti olid.
ja võimlemisveerand, kõigi lemmik. Noh jah, mis seal ikka, et mulle meeldis ikka see ujumisveerand rohkem. Oli ilmselt kõige. No muidugi metsa all jalgpalli kevadel mängida ei olnud ka nagu paha, aga staadioni pealt Kuuprit joosta ei olnud vist päris see, eks. Ei olnud kellegi, ma arvan, lemmik see tõesti. Okei, lõpetasid sa ära nüüd selle ehituskooli, said sa mingi paberi kätte? Ja ma sain sealt kätte Tisleri paberi, ehk siis tegelikult ma võiksin ka iga kell jälle kord ühel hetkel otsustada täitsa selja pöörata mingisugusele oma ametile ja minna järgmise ameti peale, et nagu mõni paber on tõesti taskusse sattunud selle aastate jooksul. Aga tööle sa ei läinud sellel alal või läksid ja siis läksid ülikooli või sa läksid kohe ülikooli? Ma läksin ülikooli ja tegelikult ega ma õpetaja ameti peale, kui ma läksin, siis mul oli juba selline endal mingi kukla mõte, et kooli lähen, ehk ma lähen sinna kooli võib-olla, kui ma olen 45-50, et ära teinud kõik oma mingisugused maailmaavastused, rändamised, ettevõtlusega tegelenud kõike muud, et tegelikult ülikooli ajal ma läksin tööle turvafirmasse ja läksin tööle tooteesitlusfirmasse. Et mõlemas ma nagu paralleelselt olin, hiljem küll see turvatöö jäi selja taha, aga jäi alles siis jah, selline tooteesitlused, müügiedendus, kogu see asi, kus ma siis olin julge 8 aastat äkki võiks isegi öelda. Stabiilne värk, noh. Ja ega kui ma peaksin nagu koostama oma CV-d, siis mul oleks suhteliselt lühike see CV, et 8 aastat müügiedenduses alustades tavalisest tooteesitlejast, mäletan, et olid pesupulbrid ja olid mingisugused äkki naiste sidemed ja kui ma sealt ära tulin, olin ma tegevjuhi müügijuhi koha peal, sest oli väike ühinemine, aga vahepeal olin ka ühe agentuuri tegevjuht. Et siis jah, keerasin ikkagi selja täiesti mingisugusesse muusse suunda või siis näo muusse. Ja. Aga nüüd sa ülikooli läksid sa õppima täpsemalt mida? Ülikooli ma läksin Tallinna Pedagoogika ülikooli tööõpetuse õpetajaks. Otsene selline nimetus oligi. Ja kõrval aine või kõrval erialaks oli informaatika õpetajaks, siis ma võiksin õpetada mõlemat. Nii informaatikat kui põhiainena siis tööõpetust. Ja tänapäeval on see muidugi siis nimetuse all tehnoloogiaõpetus, aga potato, ütleb mina selle kohta. Ühesõnaga arvutite värk, jah? Vot see ongi see kõige suurem eksimus, et kõik arvavad, et see sõna tehnoloogia tähendabki arvuteid. Ei, ma siinkohal peangi nagu vastu vaidlema, et arvutid on toredad, arvutid on vajalikud, ma õpetan ka robootikat, aga nagu hea sõber, sa ennem ka mainisid, sõber Kalle Sepp ütleb selle kohta, et tegemist on meie puhul ikkagi poiste käelise tegevuse peenasjatundjatega. Ehk siis oluline on omavahel kätte või tööle panna silm, käsi ja aju, et ilma neid juhtimata, kui sa ei suuda nagu lihtsaid asju aju kaudu endal käele selgeks teha, siis meil ei ole kellelgi tulevikku kahjuks enam. Ei, selge see on nagu ma sulle just ennist rääkisin, et tuleb loogiliselt asjale peale vaatata ja kui käed on otsas, siis saavad asjad tehtud ka. Tahtsingi küsida, kuidas sa Kalle Sepaga siis tuttavaks said? Eks seal ole selliseid igasuguseid lugusid, et kuidas me üheskoos igasuguseid asju korda saatsime, aga ka tema on tööõpetuse õpetajaks õppinud, ta oli lihtsalt tegelikult siis aasta minust varem. Läks ülikooli ja tema oli siis aasta vanemal kursusel ja ikka kõik seal omavahel suhtlevad, bakalaurus 3 aastat pead sa seal käima ja suhtled kõikide kursustega, väga ühtehoidev punt on ikkagi. Ma usun, et eriala siseselt on igal pool see niimoodi. Ja sealt me algul olime lihtsalt tööõpetuse õpetajad, eks meil mõlemal oli natukene soov ka midagi ülikoolis enamat ära teha, sest mõlemad kuulusime Tallinna ülikooli kultuuritoimkonda. See oli siis see osa üliõpilase esindusest, kes korraldas pidusid ja mingisugust meelelahutust. Et kui teised samal ajal reformisid, et mismoodi peaks nüüd siin ümber tegema mingisugust sisemist, ma ei tea, õiguseid ja mis asju veel juurde tahta, siis meie ikka küsisime, et kuulge, et aga järgmine Arbavere pidu või järgmine rebaste ristimine või jõulupidu, et kus me teeme ja kuidas me teeme, et andke meile veidikene raha ja me teeme ära. Kas sul Saksa gümnaasiumis ei tekkinud sellist ideed, et seal ju oli need koolidiskod ja värgid, et midagi sarnast teha, siis ei olnud seda fisikut? Ei olnud, siis ma olin ikkagi suhteliselt talliirekene kuskil nurgas, et ma nagu väga selliseid asju seal korda ei saatnud.
kuigi võib-olla sa oma isegi lõpupeolt võid mäletada, et ma sattusin teie 12. klassi lõpupeole ja seal on ka võib-olla mõnelgi nii mõndagi meenutada 2 klassi omavahelistest võistlustest, aga noh. Huvitav on see, et ega tegelikult nagu A ja B klass omavahel ju läbi ei käinud ju. Jah, seal oli ikka oma selline, piir oli jah ees, et võib-olla mõned sellised osad natukene suhtlesid, aga sellist ühtlast üheskoos edasi minekut, et nüüd oleme 8-ndikud ja nüüd 9-ndikud ja nüüd 10-ndikud ja nii edasi. Seda ei olnud jah, et võeti väga oma klass ja teine klass. Jah, sest et tegelikult enamus A-klassist, kes pool vähemalt kohe alguses, koos, mina käisin nendega ühes nagu lasteaiarühmas või selles nii-öelda 0-klassis, lihtsalt kuniks meid kooli viidi, siis löödi laiali, mind pandi nagu osadega nagu B-sse ja teised läksid A-sse, aga suhtlema me ei jäänud küll nagu omavahel, et mis nagu tagantjärgi on hästi veider kuidagi. Jah, aga ega selles mõttes, et ära unusta, et see oli ikkagi 90-ndad, eks seal oli ka ju väga, väga selline, et erinevad sellised lähenemised, erinevad käitumisviisid. Ja kui nüüd võrrelda lihtsalt seda aega, kui meie käisime koolis ja praegust kooliaega, siis ma arvan, et praegusel kooliajal tänu sellele sotsiaalmeediale ja kõigele sellele on inimesed üldse tunnevad koolist teineteist palju rohkem ja teavad palju rohkem. Et meil oli ikkagi nii, et oma klassi sa teadsid, paralleelklassist ka ja võib-olla siis mõnda üle kooli niisugust vinskit. Aga tänapäeval mina võin koolis keskkonnas küll näha, kuidas teatakse ikkagi väga, väga palju. Olgu need siis trennid ühised, olgu need mingid muud ühistegevused ja muidugi see sama sotsiaalmeedia. Et seal ju võetakse pool kooli sul sõbraks ja siis pärast hakkad vaatama koolimaja peal, et kes see siis oli, kelle ma sõbraks võtsin. Ja, no võt jah, ei ole hetkel koolileelu sees, ei oska nagu selles mõttes nagu jah, ei tea, kuidas. Peaksin teadma tegelikult, mul oma laps käib ka koolis, aga kas nad nüüd, kui palju nad nüüd nagu teiste klassidega suhtlevad, seda ma tõesti hetkel ei tea. Ma arvan, et see on ka kooliti võib-olla erinev ja eks seal ole oma osa kindlasti sellel, et kui on samast piirkonnast ikkagi lapsed pärit, siis suheldakse rohkem, ma usun. Kui me räägime mingitest koolidest, kuhu on siis nopitud kokku üle linnakegi, ütleme siis lapsed ja nad tulevadki erinevatest keskkondadest, erinevatest asukohtadest, siis ega õhtusel ajal ei saagi nad omavahel kokku saada ja siis on ka kindlasti inimkontaktid palju vähesemad sotsiaalkontaktid. Aga tol ajal oli ka tegelikult, et me elasime enam-vähem, terve klass elas nagu enam-vähem ühes piirkonnas seal Mustamäel, osad elasid nüüd kaugemal, osad nagu enamus oli ikkagi nagu ühes kandis, aga ikkagi olid erinevad nii-öelda seltskonnad, kus käisid. Ja. Kes sõitsid trollide taga talvel, eks ole, ja kes käisid metsas suusatamas ja kelgutamas. Kes tegi mida, ütleks jah selle kohta, et ja elus oleme näed kõik peale seda trollide taga sõitmist ja kõike muud. Et jah. Mis aastal sa selle ülikooli siis lõpuks läbi said? Ülikooli minu meelest, kui ma nüüd võtan, et 3 aastat bakalaureust sai õigeaegselt lõpetatud, magistrit läks tegelikult 2 aasta asemel 3, lõputöö tegemine venis aasta võrra pikemaks. Ja siis, vist oli aastal 2006 äkki või, 2007. Ega täpselt ei mäletagi, sellest on nii palju aega juba möödas ja vett merre voolanud, et see paberiks, et jah, see oli, ma arvan, et ta oli seal 2007, pakun huupi. Kas sa läksid kohe siis kuhugi kooli nii-öelda tööle või mõtlesid, et läheks reisiks ka natuke või? Mul oli ikka see mõte, et läheks reisiks ja teeks mõne ettevõtte ja teeks oma asju ja ei läinud. Ma veel töötasin sel ajal täitsa turunduses ja aastaid läks mööda. Kuni ma ühel hetkel nagu tundsin enda jaoks, et see turundus tuli peale masu, läks kuidagi keeruliseks, usad hakkasid natuke risti jooksma omanikega ja arusaamad olid erinevad, et kvaliteet või kvantiteet. Et mina olin rohkem kvaliteedi peal väljas, aga saan aru, et taheti saada seda kvantiteeti, sest ettevõte peab ikkagi ju teenima ja olema kasumlik. Ja siis ühel hetkel jah, oligi nii, et ega mäletan 1. jaanuar hommikul ärkasin, mõtlesin, et uus aasta, uued väljakutsed, aga ma ei teagi, mis need väljakutsed on veel, sest ühtegi tööpakkumist laual ei olnud, ühtegi tegevust teada ei olnud ja niimoodi ma mõned päevad seal nagu võtsin aega maha, mõtlesin, aga
ütleme siis halbade kokkulangevuste tõttu siis sattusin ma tegelikult õpetajaks. Et halb kokkulangevus oli lihtsalt see, et minu eelkäija oli vana mees, täpselt vanust ei ütle, aga ma arvan, et see oli seal ikka 80-ndate ligi juba. Ja kui sa teed nägu, ma pärast räägin sulle loo. Ja siis ta oli tõesti läinud Manalateele jõulutöö paiku lumerookimise pealt äkilise terviserikkega ja otsiti õpetajat. Ja algul andsin ma ainult jah-sõna pooleks aastaks, mida ma ka veel kaalusin mõni päev, et kas ma ütlen selle jahi, sest just küsimus oli, et suve vaheajani ikkagi oleks üks õpetaja, et siis vaadaku ma edasi, et kas ma tahan või ei taha. Sai see pool aastat ära oldud, tuli see 3 head põhjust, miks õpetaja olla, juuni, juuli, august. Ja siis peale seda mõtlesin, et miks mitte võtaks veel 1 aasta. Ja nüüd see siis ongi 12. aasta. Aga ma ennem lubasin, et ütlen sulle ühe asja, siis minule teadaolevalt, ja kui ma nüüd ei eksi, siis ta veel siiamaani töötab, Nõmme teel on erikool. Ja erikoolis tööõpetuse õpetaja peaks olema 90 pluss selline meesterahvas. Et noh, ikka on ka selliseid mehi, kes on ikka patrioodid. Nagu ammu peaks olema pensionil või nii paarkümmend aastat või? Nii paarkümmend aastat jah, aga no, see on see, et kui õpetajaks mineks ikkagi, ma usun ka natuke aate pärast ja kui ikkagi on see huvi sees ja sa tahad seda asja teha, siis sa teedki seda. Õpetajaamet ei ole see, kus sa lähed raha pärast, ma tean, mõni sõber käib tööl raha pärast, ütleb, et vahetaks töökohta, aga palk on liiga ja meil seda ei ole, et vahetaks töökohta, aga palk ikka liiga hea ei ole. Kas ta vist nii on, jah? Aga mulle meenub, et ma olen YouTube'is siin paar korda läinud nõulihatööstuse kuidas nüüd öelda, reklaaminaona või kuidas üldse sattusid sinna? Nõolihatööstuse ja nõolihavürstina siis, jah. Nõolihavürstiks sattusin jälle kord sellise huvitava juhuse läbi, et seesama tooteedendusagentuur, kus ma töötasin, müügiedendus ja tooteesitlused. Üks klientidest oli nõolihatööstus ja siis oligi nõolihatööstusele pakkusime teenust, kus siis on nõolihavürst, vürstinna, käivad tegemas tooteesitlusi. Ja ühe korra oli olukord, kus siis pidi minema, äkki oli kas Põlvas mingi poe avamine ja hommikul helistab mees, kes muidu meil lihavürsti kostüümi siis selga tõmbas ja lihavürsti kehastas. Tema on haige, tema ei saa minna. Helistasin nõulihatööstusesse ja sain niisuguse kurja jutu osaliseks, et ega siin midagi muud ei ole, et kui muud üle ei jää, siis sa paned ise selle selga ja tuled kohal. No. Mul on ikka see põhimõte, et kui on vaja teha, siis on vaja teha, tuleb asjad ära teha ja tõmbasingi kostüümi selga. Tegevjuhina sõitsin Põlvasse ja tegin selle esitluse ära seal. Ja no ju siis, seal oli koha peal, oli palju inimesi lihatööstusest endas ka selles poe avamisel. Ja kuna neile meeldis kõik see, mis ma seal tegin, siis öeldi, et kuule Lauri, et meil on siin tulemas Kuma raadio mingi sünnipäev, et kuule tule sinna ka. Ja siis sealt saigi tegelikult see asi niimoodi alguse, või mitte alguse, aga võiks öelda, et jätkuvalt tulin tooteedendusest ära, müügiedendusest ikka peale seda nagu olid head kontaktid, kui oli miskit tarvis teha sellist, olgu ta siis mingisuguse korvpallimäng, mida nõulihatööstus toetas, et siis tuli sinna minna, kehastuda nõulihavürstiks, oli see mingisugune muu selline. Naistepäeval näiteks olen ma käinud kõik suuremad Eesti kaubandusketid läbi suurte lille sülemitega, jaganud kõikidele naistele lilli ja no eks neid üritusi on mitmeid olnud, jah. Ühesõnaga võtsid teised või töö ära nagu juhti, eks ole, oma viga, et aegeks see. Jah, niimoodi tuli ja ega see oli, ma ütlengi, et peale ka seda, kui ma tulin ära müügiedendusest, siis ikka peale seda ka oli meil see edasine koostöö. Ja ma usun, et ega see koostöö ei pruugi üldse läbi olla, sest vahepeal ongi, vürst jääb oma kuningriiki mõneks ajaks niisama seal olema ja siis, kui on vaja välja tulla, siis jälle tuleb. Räägi mulle sellist asja, tööõpetaja. Ma olen aru saanud, et mingil määral sa annad ka tüdrukutele tööõpetust. Jaa, tänapäeval on nii, et esiteks saab õpilane valida. Meie koolis on siis nii, et 5. klassist võtan mina klassid üle või me nagu jagame selliselt, et on põhiaine ja põhiaine sa siis valid endale järgmiseks 4 aastaks. 5. klassist teed valiku, kas sa tahad õppida nii nimetada seda tööõpetuse poolt, mis on puutöö, elektroonika, robootika, metallitööd, plastid, kõik need, või siis käsitöö ja kodundus. Siin ei ole küsimus selles, et me ütleksime, nüüd tüdrukud lähevad kodundusse ja poisid tulevad tööõpetusse.
meil on ka nii, et mõned poisid lähevad kodundusse ja iga aasta keskelt läbi ikkagi 2-3 tüdrukut tulevadki teadmisega, et järgmised 5 aastat nende põhiõppe on tööõpetus. See just, ütleme siis materjalid ja kõik see. Ja igal õppeaastal, nüüd viimased aastad küll COVID tõttu ei ole saanud seda teha, aga igal õppeaastal me vahetame vähemalt 4 nädalaks grupid ära. Et kõik need, kes muidu käivad siis tööõpetuses, lähevad käsitöösse ja kõik, kes käivad käsitöös, tulevad tööõpetusse. Nii et igaüks saab iga aasta vähemasti 6 aega kõike seda teist poolt, mida nad muidu ei saaks. Kas sul sellist asja ka nagu on, nagu meil oli omal ajal tööõpetus, oli treipink, kuhu siis kõik õpilased hirmsasti tahtsid minna mingisuguseid, ma ei tea, küünlajalgu tegema või kes kurikat või mis iganes, et kas see tänapäeval on ka relevantne asi või? Treipinkiga on minul probleem selles mõttes see, et mul on suhteliselt väike klassiruum ja seal mul ei saa neid palju olla. Ja mõni aeg tagasi, kui neid oli mul 2 tükki, siis üks otsustas ühel hetkel saba anda, ja et mul on üks nendest alles. Aga jaa, ka treimine on teatud töö ja treimine on üks osa. Siin näidisena lihtsalt see sama sõrmus, mis mul sõrmes praegult on, et selliseid asju me valmistame õpilastega ka ja poisid, tüdrukud kõik teevad selle valmis. Saavad katsetada ikkagi seda treipinki, aga sellist asja nagu meie ajal, et paneme selle peitli sinna sisse suure hooga ja vaatame, kuhu lendab, seda enam ei tee. Et ikka sa pead ise juures, ma saan aru olema, et ma ikka olen juures ja ega ma ei seisa kõrval ja hoia kätt kogu aeg, aga ikkagi see ohutus on väga oluline, sellepärast, et iga õpilase lapsevanem toob ta hommikul ju kooli või saadab kooli lootuses, et laps tuleb koju millimeeter pikemana, grammikene targemana, natukene suuremana, aga mitte, et üks näeb vähem, nii et jah, see ohutus on A ja O. Jah, sest meil ju tegelikult sellist asja nagu ohutus ei olnud. Mis asi see on, eks? Mis asi see on, mis asjad on kõrvaklapid, mis prillid, mis asjad, midagi kuskilt lendas, ja et pihta sain pihta, ega siis õpetajale ka ei lind ütlema, nii et aeg on edasi läinud. Arvata on, imelik oleks ka, kui oleks läinud, eks ole, aga mis huvitavad asju te veel teete seal? No, huvitavaid asju, eks seal ole täiesti seinast seina. Alustame me ikkagi 5. klassis lihtsate töövõtetega, et olgu see noa kasutamine, olgu see sae kasutamine, et aru saada, kuidas üldse töövõtted käivad. Lapsele hakkad selgitama, et hakkame nüüd lihvima, siis ta mõtleb, et kõige siledam paber ja käin kõik üle. Tuleb selgitada, et alustuseks ikkagi kareda paberiga saame suuremad ebaühtlused ära, siis siledama paberiga saame siledamaks. 6. klass seal juba tulevad sellised natukene keerukamad asjad, kui ma nüüd pean kiirelt meenutama, siis seal tulevad juba mängu suuremad elektrilised masinad, olgu need siis tikksaed, lintsaed, teeme seal näiteks rahakassasid, aga ütleme, et kui 5. klass on selline rohkem koopiate tegemine, mina ütlen tee seda ja tema peab tegema, siis juba 6. hakkab selline pool on lihtsalt ülesande sisu, ehk siis olgu selleks tikksae kasutamine, olgu selleks mingisuguse muu masina kasutamine, aga teine pool on juba tema enda looming, et rahakassa, mõtle välja, millise kujuga teed, meil ei ole kõigil ühesugused. Ja 6. juba tulevad ka, esimesena teeme esimesed graveeringud laserlõikuspingiga. 7. klass on, ütleme selline natuke ülemineku klass, et kus siis osad asjad on need, mis on juba kasutatud, ja peab oskama siis lihtsalt rakendada oma teadmisi. Osad on lihtsalt uued tegevused ja 8. on väga palju, võiks öelda sellist, kus õpilane saab ise valida teekonna, kuidas ta lõpuni jõuab. Et lihtne näide, ma annan õpilasele kätte ühe grilltiku, ühe puiduliistu ja hiirelõksu ja ütlen talle, et 4 nädala pärast peab see 3 asja siin laua peal sõitma 5 meetrit. Et igaüks saab ise valida, millist teekonda ta läheb. Ja see tegelikult ongi hea, sest nad siis seeläbi õpivad, kuidas kasutada, rakendada oma oskusi. Puuriauke, lõikad sa laseriga, lõikad sa saega, kuidas sa selle idee kokku paned. Mõni üldse pooled asjad, minu asjad lükkab kõrvale, võtab ema mingisugused sukavardad, vanad CD-plaadid, võtab pappi ja paneb see hiirelõksu sinna peale ja tulebki hiirelõksu sõiduk. Ja teine õpilane võib olla samas jälle täiesti hädas, et ma istun talle kõrvale ja ma räägin talle täpselt samm-sammult, mida ta peab tegema, et jõuda kuskile tulemuseni. Aga nüüd tahtsingi jõuda selleni, et mismoodi või mille järgi sa paned hindeid, kuna ma ise mõtlen praegu,
et kui meie käisime koolis, siis pandi mingisuguse hindeid pandi nii-öelda stambi järgi, ütleme kas või kunstiõpetus, eks ole. Ühel on känt antud nii, et hakka kunstnikuks ja teisel on, no ei tule mitte midagi ja sa saad selle eest raisk 3, eks ole, kuigi ma andsin endast ju parima. Aga seal ongi pool hinnet või isegi rohkem kui pool tähendab seda, et sa nagu püüad, sa tahad. Ja mina võin isegi panna hinde 5 sellele õpilasele, kes tuleb mingisuguse, võiks öelda hullu, ütleme nimetame siis seda hulluks või hoopis teistsuguse ideega, ta tahab katsetada. Ja kui ma peale vaadates ei näe kohe, et seal on mingisugune väga suur vastuolu, et see asi ei saa toimida, siis ma innustan, proovi edasi, proovi. Ja kui sa isegi ei tee seda ära, mis ta peab tegema, siis see õpilane saab ikkagi 5, sellepärast, et ta lähenes asjale selliselt, et ta tahtis ise nagu oma lähenemist, oma asja teha, püüda katsetada. Ja okei, seal 5. klassis tõesti on see, et sul on lihtsalt tarvis see koopia teha ja ka selle koopia tegemisel, kui läheb üks asi untsu, siis sa saad teise asjaga parandada. Saed natukene mööda, saad lihvida selle paremaks. Liiga palju lihvida ei anna nagu väga palju ära, et saaks öelda, et oi, ma lihvisin nii palju ära. Ja vahel tegelikult kõik õpilased lõpuks saavad sellest aru, et kogemusega kasvab ka vilumus. Ehk siis esimesed saelõiked, esimesed noalõiked, need tulevadki täiesti mööda. Ja mida samm-sammult edasi, seda paremaks ta läheb, tal tekib see vilumus ja seal, mõne õpilase käsi on selline, et see on parem kui minu oma. Mõne õpilase loomingulisus, loovus on parem kui minu oma, kindlasti. See teeb ainult õpetajale hea meelt. Aga sellist stampides hindamist, on teatud mingisugused reeglid, kiirelõksusõiduk peab sõitma 5 meetrit, sõidab 5 meetrit, on hinne 3, kui oli vist 5, 6 ja 7. Ja siin kõrvale olgu öeldud, et koolirekord on 32 meetrit. Et see oli siis sisepõlemismootoriga. See oli hiirelõksu automist. Tegelikult hilisem analüüs näitas, et see oli kahe eksimuse koosmõju. Esiteks olid rattad natukene viltu, mis siis tähendas, et ta hakkas loperdama, aga loperdusest tekkis lisainertsi juurde. Ja teiseks olid rattad natuke tasakaalust väljas, et jällegi see selline inertsist edasi liikumine. Sest see 32 meetrit tunnistan ausalt, mina seda järgi ei teeks. Ta vist ise ka ilmselt mitte enam. Jah, aga hea meel oli näiteks kogeda seda, et me oleme nüüd teinud neid hiirelõksusõidukeid 2 aastal või 3. Kui ennem oli koolirekord seal 16 meetrit, siis sellel aastal tegi üks tütarlaps, tegi sõiduki, mis oli siis 22 meetrit. Ja mul oli endal just hea tunne, et ma tahtsin öelda, et me võtame selle, kuidas siis öelda, selle 3 paralleeli teevad kõik ära ja siis valime, kes on nagu kõige parem, kellele siis ikkagi trofee, selle aasta parim hiirelõksusõiduk. Ja ma juba vaimusilmad mõtlesin, et tüdruk tõesti väärib seda. Ta on tõesti väga püüdlik ja väga loominguline. Ja siis kogemata tuli see 32 meetrini, aga tütarlaps sai oma eripreemia selle eest, et ta oli tegelikult ikkagi eelmise aasta omadest parem. Võttis maha talle. Ja, ma võin öelda, et kui võrrelda poisse ja tüdrukuid, siis suur vahe on see, et tüdrukud kuulavad ära selle, mida sa pead tegema algusest lõpuni. Poisid kuulavad ära selle esimese sõna. Poistel ütled, jookske, nad hakkavad jooksma. Tüdrukud küsivad, kui kaugele, kui kaua, kui kiiresti ja siis võtavad alles tegevuse ette. Et seal on väike vahe on sees. Kuule, aga natuke tuhnisin ja leidsin ka, et sa oled saanud sükse huvitava auhinna nagu aasta põhikooli õpetaja tiitel 2017. Kuidas see juhtus? See on hea küsimus, et kuidas see juhtus. Jah, see oli nüüd siis riiklikul tasandil aasta põhikooli õpetajaks mind tituleeriti. Ma arvan, et selle taustaks oligi see, et kui ma läksin kooli, mis oli sellel hetkel väga hea, et mulle anti võimalus oma ideid rakendada või oma uudseid lähenemisi rakendada. Ma ütlengi, et seal on olemas oma asjad, mis tuleb kindlasti läbida, need asjad, mis õpetavad siis õpilase aju, käe ja silma omavahelist koostööd, aga ka uuenduslikud asjad, olgu selleks robootika, olgu selleks elektroonika. Aga kõik need asjad 10 aastat tagasi maksid omajagu raha ja ega ei olnud ka seda know-how'd, kuidas seda teha kõike. Ja siis ma vaikselt hakkasin arendama seda ühest otsast, et mul anti selleks võimalus, juhtkond oli toetaval seisukohal, said muretsetud esimesed Lego robotid ja kui nüüdseks siis ütleme 12 hooaega,
hooajal on 12. hooaeg, selle sama robootikaga oleme tegelenud, siis võiks öelda niimoodi, et see on olnud üks asi, mis on minu südamelähedane olnud. Ja kõik need muud asjad ka sinna veel lisaks, uuenduslikud lähenemised, küll milliseid seadmeid võiks osta, olgu selleks siis arvutidel juhitavad pingid, kõik asjad. Ja 2016 aastal äkki oli see, kus ma siis õpilastega jõudsin robootikas nii kaugele, et nad olid Eestis parimad ja ühes võistlussarjas nimetame. Võistlussari ei saa tituleerida ennast Eesti parimaks robootikuks, kui valdkondi on mitu. Ühes võistlussarjas olid nad parimad ja meil avanes võimalus esindada Eestit Austraalias toimuvatel võistlustel. Ehk siis see, et see pikaajaline tegevus, et 2010, kui ma läksin õpetajaks, läksin ma kohta, kus ei olnud ühtegi robotit ja siis 6 aastat hiljem on olemas meeskond, kellega minna nagu teisele poole maailma võistlema. Et ma arvan, et see oli üks oluline punkt, miks otsustati, et ma olen see aasta parim põhikooli õpetaja. Olid sa üllatud ka, kui sa selle auhinna said? Jaa, selles mõttes, et ega ma ei teadnud üldse, et mind on nomineeritud, sest ega see on paras kadalip, mis tuleb läbida, sest iga aasta on umbes, võin valetada, aga ma arvan, et see on 7 kategooria peale esitatakse 1200 avaldust või. Et see on selline, kõigepealt siis, kes iganes esitleb sind või esitab sind, et võiks nagu talle siis anda sellise vastava, olgu selleks siis tiitel või ma ei tea, kuidas seda õigesti nimetada, siis on see kõigepealt linnatasandil, seal valitakse 3 tükki välja, siis lähed sa riigi tasandile, kus siis valitakse 3 tükki välja, siis oled sa alles sellel kaalal ja ega sa kaalale minnes ka veel ei tea. See on ikka täiesti selline nagu, ongi nii, et sa lähed kohale ja sa tead, et sul on 3 kandidaati ja üks nendest peab siis minema. Ma mäletan selle aastaõpetaja tiitliga või selle kaalaga seoses oli, see sattus seal olema üks mul tuttav ja küsib, et kuule, siin ei ole küsimust ka, et sina saan. Kuule, ära ikka siin midagi ennust, et meil on väga nagu tublid füüsik oli mul seal kõrval ja ma mäletan, see 3. isegi oli, et väga tublid kandidaadid on kõik. Küsib, et kas sul on kõne valmis? Ütleme nii, et ma tean, et mul on umbes 40-60 sekundit aega sellest hetkest, kui ma püsti tõusen ja kui ma lavale jõuan. Et ma mõtlen selle peale siis, kui ma peaksin tõesti sinna hakkama kõndima. Nii, ja mis siis sai? Siis saigi see, et siis kui ma nägin oma õpilast tulemas lavale, siis käis siukene päris mitu kiiret südamelööki. Mõtlesin, mis nüüd siis saab. Hakkasin lavale astuma, mõtlesin, mida siis tavaliselt kõnes tehakse. Kõnes meenutatakse või mõeldakse, kes on selle taga, et sinna lavale saab astuda. Ja kõiki neid inimesi ma tänasin, et üks nendest oli ka meie omaaegne õppealajuhataja, kes siis oli Helle Pikkor. Sest Helle Pikkor oli see, kes minu, ütleme siis mitte kõige parematel aegadel 7. klassis mulle ütles, et kuule poiss, võta ennast nüüd kokku. Et sinus on midagi enamat kui lihtsalt selline, nagu sa oled. Ja ma arvan, et see oli üks algus selleks, jah. Et mina tundsin seal vähemasti lavale minna, ma tundsin, et tema on üks, keda tänada. Ja muidugi enda õpilased, enda kooli juhtkond, kaasõpetajad, et neid kõiki. Okei, aga räägi mulle nüüd liigume natuke algusesse tagasi. Kuidas või üldse jõudsid sinna, et hakata seda robootika asja ajama või kus see idee tuli? Siis, kui ma ülikoolis õppisin, siis oli tegelikult esimesed sammud said ülikoolis juba tehtud. Et ülikoolis oli ka teatud loengutes, et peaks selliseid asju hakkama õpetama, peaks selliseid asju kaasama õppekavasse. See suund oli juba võetud, see suund oli nagu juba arenduses ja esimesel aastal ma käisin ühel koolitusel ka, õnnestus mul käia Kreekas, Kreeta ülikoolis koolitusel, juulikuuses, kujuta nüüd ette, väljas on hea soe ilm, nädal aega pidin olema, sain kuidagi olla lausa 2 nädalat seal Kreeta saarel sellel koolitusel. Ja sealt tuligi see samm-sammult, et ma tundsin, et see on üks asi, milles on laia potentsiaali või võimalust tegelikult õpetada väga palju erinevaid asju. Ja millel on ka meie tuleviku jaoks oluline tähtsus. Muidugi, kui sa mõtled nüüd 10 aastat tagasi, mis oli 10 aastat tagasi, mina mäletan, et mul seisab koolis üks tahvelarvutilaadne toode, sest siis Acer ühe Euroopa Liidu projekti raames igasse kooli või mingitesse valitud koolidesse saatis sellised tahvlid, et võib-olla peaks tulevikus hakkama õppimist läbi nende tegema.
tänapäeval ei kujuta keegi oma elu ette ilma tahvelarvutite, puutetundliku ekraanita või kõige nende asjadeta. Et kui ma nüüd natukene oraaklina tulevikku peaks ennustama, siis mina ütleks, et praegu järgmine samm, robootika on vajalik, robootika on hea ja see on õpilaste õppekavas üks oluline punkt, aga asjade internet ja kogu selle asja arendamine, see on kindlasti üks tuleviku punktidest, mis peaks olema ka koolis õpetatud, mitte et mida sa pead hakkama siis lõpus, kui ostad oma maja ja mõtled, et aga huvitav, kuidas see asi mul siis seal töötab selles majas. Vaata, täpselt ongi, kui räägitakse nii-öelda asjade internetist ja sihukestest asjadest, eks ole, siis ma ei saa tegelikult, ma jagan tehnikat üsna palju, aga ma ei saa absoluutselt aru, mis asja see asjade internet on. See on see, et mul on külmkapp on internetis või istub. Jah, need ongi, kõik sinu asjad on internetiga seotud, aga kuidas neid asju internetiga siduda, milliseid asju sealt arendada, sest ega see asjade interneti arendus on praegult veel ikkagi suht algjärgus. Aga see ongi selles mõttes see tuleviku osa, milles võiks ka olla Eesti oma edulugu, et kui Eestis on juba teatud ettevõtted, kes suudavad sul pool maja väga edukalt panna kõik asjad internetiga siduda. Tuled töölt, tahad sauna minna, praegult paned telefoni teel, saad ka juba selle sauna sooja panna. Sa külmkapis praegult sa veebikaamerast võib-olla ei vaata, et mis sul külmkapis on, aga tulevikus ma olen enam kui kindel, et võivad olla teatud, mis iganes, olgu nad sahtlid, olgu nad mingid asukohad, mille järgi sa vaatadki oma külmkapi sisu poes olles, et mis mul seal olemas on, mida ei ole olemas. Ja need võivad kõik sellised asjad olla. Targad lukud, see ei ole mingisugune uudis, et sa telefonist teed oma koduukse lahti. No jaa, okei, sellest asjast ma olen kuulnud, aga selle nimi ongi nagu tark kodu, eks ole. Just, aga see tähendab, et kõik on interneti ühendatud. Ehk siis asjad on internetis, asjad internet. Ja, kui sa nii ütled, siis tundub loogiline. Ega ma ka nii palju sellest ei tea, aga ma lihtsalt tajun, et see peaks olema üks asi, mis samamoodi nüüd siis haakuks selle tehnoloogia valdkonnaga. Muidugi jääb omaette küsimus, et kas ta peaks olema rohkem digitehnoloogiate all või selle tööõpetuse ja tehnoloogiaõpetuse all, et me ei saa nagu lõputult ära noppida sealt ikkagi seda käelist tegevust. Et muidu, kui see käeline tegevus jääb liiga väheseks, siis inimene, poiss, tüdruk saab suureks, ta ei oskagi midagi muud teha, kui telefoniga kedagi appi kutsuda. Aga keda siis enam ka appi kutsud, kui see, kes appi peaks tulema, ka ei oska midagi teha. Mõtlesingi seda sama, kuidas sulle tundub, et kas meie põlvkond ilma, tol ajal, kui me olime nagu noored, ilma selle nutivärgita, meil oli kuidagi mõistus lahtisem, fantaasia osas just. Ma ei ütleks, et ta oli lahtisem. Võib-olla isegi see fantaasia osas on tänapäevasel noorel natuke lihtsam, ta saab neid ideid kergemini kätte. Ta saab neid ideid koguda, aga meie põlvkonnal ei olnud sellist tühja tegevust. Tänapäeval, kui sa teed selle interneti lahti, on sul seal TikTok, on sul seal Instagram, on sul Facebook, need on minu mõistes nagu tühjad tegevused, kus siis keegi hüppab, aga see ongi õpilase jaoks huvitav. Ta raiskab või kulutab oma aja seal ära. Kui tal on ülesanne, kas või see hiirelõksu auto on, ja kui tal on antud konkreetne ülesanne ja ta hakkab otsima selle kohta, siis ta tegelikult näeb väga palju erinevaid võimalusi ja loob sellest võib-olla veelgi parema tulemuse kokkuvõttes. Kui meil oleks omal ajal olnud, et hiirelõksu auto oleks mõelnud ühtepidi, teistpidi, võib-olla olekski välja mõelnud, et kuidas see asi siis peaks käima. Ma arvan, et ikka oleks selles suhtes, et olid ju õues ju terve see aeg. Ma ei kujuta ette, et ma oleks pidanud istuma peale kooli tulles, et sa oleks pidanud kodus istuma, eks ole? Ei, seda ei kujutagi, aga jah, sel ajal tõesti me ju tegime palju rohkem asju ise, me pidime leidma lahendusi probleemidel palju tihedamalt. Et kui kelku ei olnud, siis oli Linarjaum, eks? Just, kui mingi asi oli katki, siis tuli välja mõelda, kuidas ära parandada, ega sul ei olnud jalgratta parandust, ma ei tea, kas selle ajal üldse oli, oli Dünamo pood oli, aga sealt sa said tagavara osasid osta. Ära pidid ikka ise vahetama ju. Midagi läks rattal katki, kumm läks katki, võtsid maha, otsisid vannis selle augu üles, panid kummiliimiga peale. Ma ei ole kindel, et pooled poisid täna seda oskaks teha. Ma olen ka päris kindel, et mitte, jah. Aga üks huvitav asi mulle tänapäeva noorte juures, ma ei tea, kas see on murekoht või mitte, nad on üle kärsitud. Selles mõttes, et kui sa nüüd, just nagu me lähemegi sinna, TikTok, eks ole, Facebook, nüüd ka YouTube'is,
on need shortid ehk hästi lühikesed klipid ja tihtilugu nad ei jõua neidki ära vaadata, on juba vaja edasi kerida. Nad on kärsitud, nad on tähelepanematud. Mul on eluline näide sellest. 2 aastat tagasi, kui COVID meid kõiki tabas, siis pidin ka mina välja mõtlema need lahendused, kuidas siis kaugelt, distantsilt tööõpetust õpetada. Noh, see väljakutsena ei kujutagi ette. Ja mis siis seal kiirkorras lahendused olid? Üks ülesanne näiteks oli origami valmistamine. Vali endale sobilik origami. Ülesande kirjeldus oli 7 lauset, millest viimane oli see. Tubli, oled valmis teinud oma origami. Palun kirjuta oma origami peale täht, mis on ümar, mis on katusega ja mida kasutatakse eesti keeles, saarlased seda ei oska hääldada. Täht, eks ole. Ja pooled tööd, mis mulle esitati, mitte ühtegi tähte. Oleks seal vale täht, oleks seal mis iganes märk. Okei, ta luges ära, võib-olla sai valesti aru, võib-olla arvas, Nad lihtsalt ei lugenud lõpuni. Nad ei lugenud 7 lauset läbi. Nad lugesid esimese lause, origami ja kõik. Origamiga ma võin nii palju öelda, et kuna mul endal laps käib koolis, olen teinud. Jah, aga just see, et kui sul on nagu kirjeldus ja see oli mõeldud ka sellena, et ma selle 7 lause käigus selgitasin lahti, et mis see origami on, mis sa pead tegema, vali ise, mis sa soovid, mida sa võid kasutada ja siis oli lause selle kohta, et kirjuta sinna täht. Ja just täpselt ma tahtsingi jõuda sinna, et ka mu oma laps ei lugenud seda läbi, sest et origami on vaja teha. Okei, video on siin, selle järgi tuleb teha. Tegin ära, eks ole, aitasin tal teha, eks ole. Tegin ära, just, lapsevanema lähenemine asjale. Just, tegin ära, eks ole. Ja ega mina ka ei vaadanud seda ülesannet. Hiljem tuli välja, see tuli ennem, kui sa seda origamit teed, tuli sinna mingisugune muster joonistada. Eks ole, ja täpselt me jõuame sinna asja, kas muster või see täht, eks ole. Ja just ongi see sama kärsitus jälle. Just. Ainult esimesed asjad ja teeme ära, eks ole. No, loomulikult tuli see lahti võtta. Muster joonistada ja uuesti tagasi kokku panna, sest et seda uuesti voltima ma küll ei viitsinud hakata. Just, mis on ka tegelikult üks asi, mis nagu tuleb, vajab tähelepanu. Tänapäeva noored ei ole niivõrd palju muutunud noorena. Selles mõttes, et laps on laps, aga muutunud on tegelikult vanemad. Lapsevanemad on hoopis teine teema. Sellepärast, et eks me kõik oleme näinud võib-olla neid pilte, et kui vanasti oli tunnistuse peal 2, siis küsiti lapse käest, mis see on. Nüüd tullakse küsima õpetaja käest, mis see on. Aga see on nii vale ju. Ta on vale, aga see on see lapsevanemate soov. Ma isegi natuke mõistan, paljud nendest lapsevanematest on üles kasvanud seal 90-ndatel, kus ei olnud neid võimalusi nii palju. Tänapäeval on nagu võimalusi rohkem, nad tahavad oma lastele justkui paremat seda lapsepõlve, kergemat lapsepõlve, lihtsamat lapsepõlve. Ja tänu sellele lapsed ei ole ka, ma ei ütleks, et nad ei ole lollid, ma ütleks niimoodi, et nad lihtsalt saavad aru, okei, et kui ma nii teen, siis emme aitab. Kui ma nii teen, siis ise aitab. Õpitud abitust on palju. Ja väga paljud lapsevanemad hästi kiirelt tahavad sellest probleemist ka, või ütleme siis, sellest olukorrast siis välja saada ja kõige kiirem lahendus ongi, ma teen ise ära. Ehk siis ta ongi selline natukene halb olukord, aga ma tahaks loota vähemasti, et kõik need asjad, mis me ikkagi koolis püüame teha, me ju saame aru, kui on lapsevanema tehtud ja kõike muud, eks me kirjutame ka vahel niimoodi, et väga tubli, ema või isa. Aga tead, mul käib poiss, mis ta nüüd on, 4. klass, eks ole, 10 aastane, on 4. Ja vahel on sellised matemaatika ülesanded, et ma vaatan peale ja ma jään tõsiselt mõtlema, tekstülesanne, eks ole. Et mida kurat siin on üldse tahetud? Vaata, ja point ongi selles, et mina vaatan seda kui täiskasvanu pilguga, eks ole, ja hakkan seda lahendama kui täiskasvanud inimene. Aga tegelikult, ma ei tea, mida neil seal tunnis räägite, eks ole, tegelikult tahetakse seda lahenduskäiku hoopis midagi hästi kerget, lapsemeelset, eks ole, ja kurat, ma ei oska mõelda niimoodi. See on vahel on tõesti nii. Ja eks me saame, ma ütlengi, et see olenevalt nüüd õpilasest. Mõni on selline, kes teeb ise ära, saab ise aru, teab ise, ja mõni on selline, kes läheb koju, ütleb, ma mitte midagi ei oska, ma mitte midagi ei tea. Ja siis tulebki see erinevus välja, et kas see laps nüüd ise püüab ja tahab midagi aru saada või ta ei püüa ja ei taha aru saada. Ja see ongi vahel võib-olla meil kõige keerukam, et lapsele seda innustust anda, et talle öelda, et aga see on sinu võimalus.
see, tee, näe, jõua selleni. Eks minul ka näiteks mingid ülesanded on sellised, mille lõpus on siis väike preemia hoopis mitte midagi sellist, millest sa saad hinde või midagi taolist, on ju. Teeme näiteks osavusmängu. Osavusmäng, et 2 puuklotsi, 2 nööri, nad on omavahel nagu sõlmitud või põimitud ja kui tead nippi, siis sa saad nad lahti võtta. Ja see on nende jaoks motivaator, et ma teen selle valmis, siis ma saan teada. Ja muidugi nad lähevad pärast koju, nad on väga õnnelikud, et võib-olla see tööprotsess isegi ei ole nii oluline talle, kui ta läheb lihtsalt koju ja ta saab nagu näidata, ma oskan teha pool must kunsti. Ja siis, aga vanem hakkaks nagu mõtlema, et mis asi see nüüd on, mis siin nüüd nagu väga õpitud on, mis siin tehtud on. Aga see oli üks motivaator, et laps selle asja valmis teeks. Ta tegi ära selle, ta tundis positiivset rõõmu, ta järgmine kord on nõus neid järgmiseid asju ka hea meelega tegema. Ja kui see laps nüüd siis tuleb koju, ütleb, et ma ei oska, lapsevanem püüab aitama hakata ja aitab hästi keeruliselt, siis tekibki lapsel selline vastumeelsus, et see on nii raske, ma ei saa aru. Nii on, jah. Kuule, aga mulle meenub ühelt ühiselt minu vana klassivenalt ja sinu hea sõbralt sünnipäeval, kui me koos olime seal, et sa olid parasjagu käsil, mida ma ka Facebookis hirmsasti jälgisin, mugavustsoonist väljas ülesanded. Kuidas sa sinna jõudsid ja kui mugavustsoonist väljas ülesanded need reaalselt tegelikult olid? Tegelikult selle peaks üldse võtma kokku niimoodi, et algne mõte juba oli see, kui ma nüüd õigesti mäletan, juhtus praegusest hetkest 5 aastat tagasi. No, suur plaan 5 aastat tagasi umbes. Vahetult ennem septembri algust ma olin klassijuhataja klassile ja ma mõtlesin, et lapsed, õpilased kogu aeg räägivad, et nii raske, kogu aeg peab midagi uut õppima. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et aga ma panen ennast ka proovile, et kui raske on iga päev midagi uut õppida. Ja mõte oligi siis selles, et võtsin enda jaoks otsuse septembrikuus, iga päev ma leian selle tund aega ja ma õpin midagi, ma püüan õppida midagi või proovida midagi sellist uut, mida ma ei ole kunagi proovinud. Ja ma ei mata ühtegi asja, ma ei ütle ühegi asja kohta, et see on nõme, see on vastik, seda ei ole mõtet proovida, see on ainult mingisugustele kiiksuga inimestele. Ja see muidugi sundiski mind minema selles mõttes mugavustsoonist välja, et osad asjad, mida ma seal siis selle kuu käigus või tegelikult lõpuks tuli nüüd kokku vähemasti 40+ ja jooksvalt siiamaani ikkagi vahel teen neid, siis seal oli väga palju neid asju. Aga mugavustsoon oli nagu üks osa ainult, mis oli nagu välja astumine. Ülesanded või niisugused asjad, ma kogusingi sõprade käest kokku, sõbrad ütlesid, aga küsisin, et aga mis te arvate, mis on mida ei ole mina proovinud, aga mida ma võiksin proovida, mida ma võiksin nagu kogeda, selgeks õppida, ühe korra elus vähemalt läbi teha. Ja sama asja ma andsin oma õpilastele, kirjeldasingi, et teie iga päev just, kui peate füüsikas õppima, uued valemid asjad, ütlete raske. Andke mulle sama võimalus. Kirjutage, mis teie arvate, mida mina peaksin proovima nagu omandada, kogeda. Ja siis sealt tuli järjest, et kes seal soovitas, oli igasuguseid utoopilisi asju, aga täiesti meeles on ukuleele. Õppi mängima ukuleelet. Ma läksin poodi, ma ostsin ukuleele, ma otsisin välja õpetaja, kes õpetaks mulle ukuleelet, ma läksin ukuleele tundi. Ja siis tund aega, ma oskan mängida, olid see äkki sepapoisid või, õppisin ära tunni aega. Aga kõige suurem mugavustsoonist väljaminek, ma kardan madusid. Igasugused roomajad täiesti 10-meetrise kaarega läks mööda. Aga kuna see seal oli ja ma olin andnud nagu endale ja kõigile nõusoleku, et kui see ei lähe mingite asjadega vastuollu, ehk siis ta ei lähe vastuollu seadusega, ta ei lähe vastuollu mingisuguste heade normidega, normaalsete normidega, alla keegi ütleb mulle, et mine jookse Vanalinna tänava lihualastina, ei ole minu ametiga kokku minev asi lihtsalt, et siis ma ei tagane sellest. Ja kui ma tõmban, ja mul oli selline kausikene, kus ma tõmbasin selle lipiku, lugesin, mis seal kirjas on. Mõnikord tuli võtta paar lipikut, sest mõnda asja ei saanud niimoodi teha, et täna tõmban, homme teen. Sest mõte oli selline, et ma õhtul tõmban, järgmine hommik hakkan mõtlema, kuidas seda valmistada, või kuidas seda teoks teha. Ukuleelega läks natuke aega. Panin ta lihtsalt kirja, ukuleele. Vaja ära teha esimesel võimalusel. Maod sama asi. Ja siis tõesti, maod. Leidsin endale maod. Seal Pirital, üks naisterahvast, Jana on nimi, kellel oli kodus 30 erinevat raamajat. Astusin uksest sisse, vaatasin, see oli
suur klaasist akvaarium. Mingi puu on sellest. Ja kui ma nägin, minu reie suurune, ma ei tea, kas teil püüton või kes iganes seal sees oli, siis ma nagu tardusin, hakkasin selge ees välja minema. Aga kuna ma võtsin oma lapse kaasa, kes on meeletu madude fänn otseses mõttes, nad on nii toredad. Siis ta ütles, et tule nüüd vaatame ikka neid madusid sinna. Ja siis ma nägin küll värvilisi, küll kõrisevaid, küll sellise hooga hüppavaid, otseses mõttes oli mingi väike klaas, ma ei tea, terraarium. Terraarium siis ja see omanik vandis siis väikse mingi pulga otsas, pani sealt mingisuguse putuka sisse, siis see madu otseses mõttes hüppas lihtsalt selle puukilest, haaras selle putuka ja läks tagasi. Ja võt, see oli kõige ebamugavam, kui mu enda laps võttis mingi mao kätte, mingi mastik oli ta, kes seal siis niimoodi käis ja siis ma ütlesin, ei, mina ei võta. Ja siis poeg ütles, issi, oled mees või ei ole? No siis oli selline koht, et klimp oli kurgus, mäletan seda tunnet siiamaani. No. Siia käivad väiksed judined üle. Jah, see vist oli kõige niisuguse mullem, aga seal oli ka väga kihvti asju, mis panid mõtlema elu üle. Sõitsin kaasa ühe ringi, mis ta on siis, Toidupanga autoga. See pani sügavalt ikkagi elu üle mõtlema. Et selle peale, et me tahame vinguda, kui halvasti meil on, siis kui sa nagu kuuled neid lugusid, näed neid lugusid, siis hakkad aru saama, et ei ole tegelikult mitte midagi ikka halvasti. Üks oli olukord, kus siis oli ülesandeks üllata kedagi omakasu püüdmatult. No, mis see siis võiks olla? See oli selline natuke pikem jälle kokkuleppe protsess, aga lõpuks siis ühe hea sõbraga saime teise sõbra käest laenuks Minioni kostüümid ja läksime Tallinna lastehaiglasse. Ja seal me tund aega tatsasime, see emotsioon oli selles mõttes võimas, et sa näedki, et inimesed, kes on haiglas, siis sa näed nende näos niisugust naeru ja rõõmu ja tundsid, et midagi tegidki neile head, ilma et midagi sellest muud vastu saaks kui selle naeratuse. Ja muidugi pärast siis peale seda tundi aega, kui särgid sellest ära võtsime, siis nad olid läbimärjad ja nagu korralik trenn. Aga sa peale seda rohkem ei ole käinud, sest et mulle praegu nagu tundub, et sellest sai ka, ilmselt sa ise mingi päris hea boost'i nagu sellist, et ma sain kellelegi pakkuda mingi, kes on tegelikult üsna halvas seisukorras tegelikult, eks ole? Mul on minu enda selline mõttemaailm muutus sellest muidugi. Ma nagu ise vaatan näiteks, olgu selleks siis enda mingisugused vanad tehnikavittinad, riided, mingid muud asjad, mis on kasutuskliblikud. Võib-olla vanasti tõesti oleks lihtsalt läinud kiire ring prügikasti juurde ja mina visandin. Siis, minu soov on ikkagi tänapäeval kõik need asjad, mis mul endal jäävad üle, leida nendele uus omanik, kellel seda vaja on. Et see natuke paneb ikka niimoodi mõtlema. Ma ei lähe, kui on Toidupanga need kogumiskorvid, siis ma ei lähe sellest mööda, ma lähengi, kui ma näen, et on inimesed kohal, ma ostan pool kärutäit sellist, mis ma panengi sellesse korvi. Et see ei võta minult nii palju rahalist tükiküürest ära, mingit muud tükiküürest ära, aga ma tean, et kuhu see jõuab. Et see mõju on kindlasti olemas. Toidupangaga ma mäletan see läbirääkimine, et ma tahaks appi tulla, peeti natuke napakaks, et mis mõttes õpetaja kõrgharidusega, miks te tahate Toidupanka tulla? Ma ütlesin, ma ei taha teie käest midagi muud, kui ma tahan lihtsalt nagu kogeda seda. Ja kui ma kogesin, siis sellel oligi oma mõju ja muutus. Et kindlasti, ja see pani ka mind mõtlema selles osas, et ei tasu ühega asja kohta öelda, et see on nõme või see on vastik või seda ei ole mõtet proovida. Proovima peab. Võib avastada enda jaoks vägagi asju, mis oled mõelnud, et see on nagu täitsa sumba. Täiesti uskumatult tore asi tegelikult. Kahju, ma ei tea, ma ei ole otsinud, kas on meeste sumbasid, aga täitsa mõtle, mul on ikka kuklas, et kui oleks meeste sumba, siis ma ei tunneks ennast nagu karuott seal kuskil nurgas tatsumas, aga see oleks nagu väga hea trenn. Aga sa olid siis ainuke meesterahvas seal sumbas? Sumbas ma olin täiesti ainuke meesterahvas, ma nii mõneski kohas olin meil, ma käisin bodypumpis, kus ma olin ainukene meesterahvas, ma käisin naiste, ei olnud naiste, vaid oli visiaeroobikaga jälle kord, ainult naised olid koos. Tihti peale tuli mõnelegi seletada, miks ma siin olen või mida ma teen. Mul oli juba selline sirge seljaga läks ja ütles, et ma teen nüüd seda selle pärast, mul ei ole mingit muud mõtet. Aga ta oli põnev elamus tõesti, see 30 päeva, sest
kohtusime ühel korral vanalinnas, oli üks järgnev niinimetatud õhtune ülesanne, kus siis oli selline baaride külastus ja nägin ühte sõpra tänava peal, küsib, no mis ülesanne sul täna on? Ma ei tea, millest see küsimus oli. Oi, me jälgime iga hommik. Ma kujutan ette, et paljud jälgisid, sest ma ka ise jälgisin ja tõesti väga põnev oli lugeda. Ja, eks ta oligi selline tund aega tegid ära ja õhtul võtsid mingisuguse kokkuvõtte, et mõni asi võib-olla mõne jaoks ei olnud nii huvitav, mis ennast liigutas rohkem. Millal sa viimati kirjutasid kirja? Käsitsi kirjutatud kirja kellegile postiga saatsid? See võib jääda, kas ma üldse olen saatnud, aga ilmselt olen saatnud, aga see võib jääda 90-ndatesse, ma eeldan. No vot, aga see emotsioon, mis sa tegelikult sellest saad, kui sa lõpuks selle kirja valmis kirjutad ja tabad ära, et seal ei ole backspace'i nuppu, seal ei ole kustuta, delete ja kõike muud asja. See paneb sul mõtlema hoopis selliste tegevuste peale, et sa ei saa nagu seda nii lihtsalt kustutada ja muuta. Või millal sa midagi sellist ise tegid, et ma ei tea, mingit sellist trenni proovisid, mida sa ei ole kunagi proovinud? Trenni otseselt ma nüüd ei mäletagi, muidugi siin nüüd elades niimoodi, et ei ole, ütleme siis, elad majas, eks ole, sul midagi läheb katki, ma ennem elasin korteris. Sa helistasid teatud kohta, mehed tulid, tegid korda. Praegu on niimoodi, et kui midagi läheb katki, siis sa pead ise selle korda tegema. Jah, aga võt, nii ta ongi. Ja lühidalt öeldes, okei, et see, olgu see kas siis trenn või olgu see sama, et pead ise korda tegema, pead ise leidma selle lahenduse ja pead ise midagi uut kogema. Ja võib-olla avastad, ära never say never, võib-olla sa ühel hetkel avastad, et sul on väga hea, mis iganes oskus seinte peale joonistusi teha, kui sul endal mõni sein katki läheb ja maja ära remontida ja võib-olla avastad enda suve külje. Ei, seda kindlasti mitte selles mõttes, et seda ma tean, et kunsti kätte ei ole antud. Aga kui oli vaja suitsuahju ehitada, pole elu sees ehitanud, aga nägin elused pilti Facebookis. Mõtlesin, et ma seda tahan. Ja kui ma vaatasin, mis see maksab, siis ma mõtlesin, et aga ma võin ise ka ehitada seda. Ma ei ole elu sees isegi kuidas ma nüüd ütlen, telliskividest müüri ladunud. Aga tegin ära, seisab täitsa aias, kuumsuitsuahi, kerisega, kapiga, korstnaga ja väike katusealunaga puude jaoks. Ja ütlen sulle ausalt, maksma läks, see oli muidugi, siis kui oli oligi COVID hakkas ja oli vaja teha midagi, eks ole. Selles mõttes, et kui kõik ehitasid ja kui ehitasid poodidest puuma. Aga minul on näiteks kõik materjal, mis ma seal kasutasin, välja arvatud kruvid ja uksehinged, on kõik taaskasutus. Ja see katusematerjal ka, selle ma pidin ka ostma. Nii et kokku läks mul see, kui ma ei eksi, 45 eurot kõik kokku. Ja sealt kapist tuleb siuke suitsuliha, et turult ei ole võimalik sellist saada. See on ikka täitsa müstika, mis sealt tuleb. Ja ta nii hästi hoiab temperatuuri 90 peal, et ma ise ka imestan, et kuidas see nüüd siis niimoodi juhtus. Aga sealt me jõuamegi tagasi selle juurde, et seal see mingisuguse asja tegemine olude sunnil või siis soovi järgi, et ma teen, see ühtepidi annab sulle rahaline võit või mingid muud võidud, aga hilisem selline emotsioon või see asi, mis sa tunned sellest, et see asi teeb mulle seda asja, mis ma tahan. See asi on minu enda tehtud. See on midagi sellist, mida ei saa lihtsalt nii kogeda, kui sa mingisuguseid asju ei tee, mida sa varem ei ole teinud. No motivatsioon selleks oli see, et mul oli rauas suitsuahi. Aga et seal, liha nüüd suitsetada, see temperatuur kõigub, hüppab üles alla ja sa pead terve 8 tundi passima seal ahju juures, et sa ei saa mitte midagi muud teha. Ja sellest oli motivatsioon teha kerisega suitsuahi, et ma ei peaks seal juures passima. Ja see õnnestus. Selles suhtes, et ma ajan selle kolde täis, mulle koldesse ei ole õhu juurde voolu, ma kogemata ehitasin selle niimoodi, ma ei teadnud, et tegelikult ilmselt peakski see nii olema. Et kui ma selle kolde kinni lükkan, kustub tuli ära, kuna ta ei saa hapnikku peale ja kõik jääb vinduma ja tossama. Ja samas keris hoiab vähemalt 2 tundi seda temperatuuri.
aga noh, see ongi see, et kui ise nagu teed, ise tahad, ise püüad, aga selle jaoks vahel me peamegi lihtsalt, meil on vaja mingisugust tõuget, minul oli siis see tõukeks see, sama kui me jõuame ringiga alguse tagasi, oli lihtsalt tõukeks see, et ma iga päev püüan mingisugust uut asja teha, sinu puhul oli tõukeks siis see COVID, ehk siis sul oligi midagi tarvis teha ja sa leidsid selle tegevuse, on ju. Et ma usun, et aga ma olen seisukohal või ma olen jõudnud ka siis edasi sellesse, et jah, küll mitte iga päev ma ei võta tund aega midagi uut nagu õppida või kogeda, aga vähemasti kui keegi pakub mulle, et kuule, selline tegevus, selline asi, siis ma ei ütle, et see oleks nõme, see on vastik, ma ei taha, on ju. Et ma olen alati nagu hea meelega, kui see sobib ja on võimalik mul selles osaleda, siis hea meelega lähen löön kampa, et lähme proovime ära, teeme ära. Kuidas õpilased selle projekti sulle lõpuks nagu vastu võtsid, kui see kuu aeg oli läbi või natuke peale? Nendel oli vägagi selles mõttes huvitav ja nad nagu ütlesid, nad algul arvasid, et niikuinii ei tee või teeb mingeid selliseid ninnu-näinu asju, aga kui seal ikkagi tõesti mingid korrad, kui ma läksin hommikul kooli, mõtlesin, et ma olen nagu nii väsinud ja nii katki, kui saab olla, sest tund aega sumbas. See oli minu jaoks ikka, kui ma varasemalt ütleme siis niimoodi, et minu liikumine jäi sama, ma liikusin sama palju, kui see maailma maakera keskpunkt liigub iga aasta, mis on siis 3 sentimeetrit mingis suunas. Ja kui ühe korra ikkagi tegid tund aega tõsist trenni, siis siit on valus ja sealt on valus. Õpilased nagu vaatasid, okei, tõesti, proovisid ka õppida, et kas oli raske, ma ütlesin, minu jaoks oli huvitav. Ta oli küll ka raske, aga ma tegin kõik ära. Ja eks nad siis võib-olla, ma ei tea, ma arvan, et eks nad siis mõistsid ka, et okei, need uued asjad vahest tulevadki läbi nagu raskuste. Aga jah, võiks kokkuvõttes öelda, et minule meeldis kõigile nendele, kes seda jälgisid või vaatasid või kuulsid sellest, ka nendele meeldis. Ma küsiks korra veel sihukest asja, kuna sa õpetaja oled, kui raske või kerge on märgata kooli kiusamist? Ma ütleks selle kohta, et sellega on nii, et ma olen väga radikaalne selles osas. Mina nagu, kui ma näen mingisugust sellist asja kusagil, olgu ta koolis, olgu ta mujal ka ükskõik, siis mina astun vahele. Ja mul ei ole tähtis, mis see minu enda tulemus on. Ma isegi ütleks, et see kooli kiusamine, ükskõik milline kiusamine või mingi selline asi, kui on kuskil toimumas, et siis ma lihtsalt astun vahele. Aga kooli kiusamist ühtepidi on raske märgata, sest see palju kiusamist on kolinud koolist väljapoole. Ja enam ei ole seda koolist tögamist või koolist tõukamist. Ja võin öelda ka see, et vahel on isegi probleem selles, et püüad õpilase käest nagu selgust saada, et mis tal võiks olla mureks. Ja õpilased, nad tõmbuvad nii sügavale endasse, et ei jõua nendeni. Sa ei saa nagu seda teada. Ja ma võin nagu informeerida, selle jaoks on koolipsühholoogid meil ja kõik need, et ma võin informeerida koolipsühholoogi sellest, aga vahel on, ise ma olen tundnud paar korda selliselt, et ma oleks pidanud võib-olla jõulisemalt püüdma selle õpilaseni jõuda. Mis ma sellega silmas pean, on see, et vahel on poiste puhul, ma tean, et poisid pigem räägiksid meesterahvaga kui naisterahvaga. Nad ei lähe rääkima naisele oma mingid isiklikke muresid. Ja siis ma olen alati öelnud poistele, et kui teil on probleeme, te võite alati tulla muga rääkima, ma kuulan teid ära ja ma mõtlen, et mis see parim lahendus oleks, võib-olla suunan teid kuskile, võib-olla oleks ise nõu anda. On olnud mõned sellised olukorrad, kus tuleb poiss, räägib mulle oma isikliku koduse mure ära, ma püüan taga üheskoos nagu seda asja arutada ja see enamasti on lahenenud. Mõned korrad muidugi olen tõstud käed üles ja öelnud, et tõesti mina ei oska seda lahendada. Et palun mine psühholoogi juurde, siis on mindud. Aga seda märgata, eks igaüks peab püüdma seda märgata vähemasti. Aga see, et koolist välja on kolinud, on paha. Internetis on väljaspool kooli ja koolis võib-olla pannakse, lihtsalt tehakse hea nagu pähe ja sa saad aru, et midagi on valesti, aga ei saa midagi väga teha ka. Ise käies koolis tol ajal, kui me käisime, nägin ikka tihti, kus õpetajad lihtsalt pigistasid tegelikult silma kinni ja kõndisid tuimalt mööda, kui oli... Ei, sellist asja. Minu jaoks on see, et on mingisugused põhimõtted, mida ma ei hoia õpetaja ametist nii kõvasti kinni sellepärast, et kogu aeg õpetaja olla. Kui ma näen ja kui on ikkagi probleem, siis mina nagu ei hoia tagasi ka, kui ma pean kirjutama märkuse. Siis ma kirjutangi selle ausa märkuse. Ma olen saanud ka kindlasti selle eest selliseid kergeid noomimisi, et miks sa nii avameelne oled. Või näiteks üks viimaseid olukordi oli see, kus
kus ma õpilase käest küsisin lihtsalt, et hommikul tuli kooli, ta oli täiesti unine, ma küsisin, et kas sa öösel maganud oled? Et see oli, uni on täiesti silmas, sa lihtsalt nagu oled siin nagu zombi mul, on ju. Ja hiljem jõudis minuni, et õpilane oli tundnud ennast puudutatuna sellepärast, et kust ma üldse, ma ei tea, kas õpilane või lapsevanemaga, et kust ma julgen sellist, kus ma võtan sellise julgused sellist asja küsida. Aga see oli minu nagu soov tegelikult aru saada, et kas õpilane lihtsalt ühekordselt on vesinud, võib-olla ongi seal taustaks mingisugune probleem. Ja muidugi, kui ma näen ise mingeid asju, et mõnel õpilasel on midagi tekkimas ja kui mina temani ei jõua, siis edasi ongi klassijuhataja ja sotsiaalpedagoog või siis psühholoog, et kellele ikkagi annan infot edasi ja nemad püüavad sellega tegeleda ikkagi päevast päeva. Aga kui ma peaksin jalutama nagu kooli koridori peale ja ma näen, keegi kedagi lööb, siis ma lihtsalt astun sinna vahele, võtan, kui nad on väiksed, võtan mõlemal ilusti öeldes naitist kinni, viin klassijuhataja juurde ja see klassijuhataja teab, kuidas seda siis lahendada. Sest algklassides on natuke teine asi. Ja kui on nagu vanemad, et siis on ka täpselt sama asi, ikkagi me kõnnime sinna klassijuhataja juurde, klassijuhataja peab teadlikuks saama ja kui nad näevad, et sellele reageeritakse, siis ma tahaks loota, et siis vähemasti seda ei tehta nii palju. Ma kardangi, et see siis kolib rohkem, just nagu sa ütlesid, kooli territooriumilt väljaspoole, just sinna, sellepärast ta ilmselt ongi internetti kolinud enamusest. Aga teda ei ole ka muidugi nii palju enam. Ma usun ka, et ei ole nii palju ja ma olen ka seisukohal, et kui see ühe korra viia nagu klassijuhataja ette, niimoodi nimetada seda olukord viia sinna ja lasta mõlemal osapoolel ära rääkida, siis kannatanu pool on saanud juba ära rääkida enda juttu klassijuhatajale. Ja ta ei pelga seda tulevikus uuesti rääkida. See muidugi nõuab väga delikaatset lähenemist klassijuhatajalt, et ta selle usalduse nagu pälviks ja teaks, et või saaks olla selline, kelle juurde tulevikus tulla. Just võin sulle rääkida tegelikult, mis siin just oli, mul poiss just läks kooli, äkki oli teine klass ja seal tänava peal oli mingi seltskond, nad seal olid, eks ole, hakkasid, neil oli seal seltskonnas üks noormees, kellele meeldis lollusi teha, ilmselt oli lihtsalt selline ja minu poiss ei ole selline, eks ole. Ja võtsid mingisugusel esimese klassi kutil mütsi vist peast ära ja loopisid seal oma vahel ja see väike poiss tuli minu poissile kallale ja minu poiss kaitses ennast, aga tal oli telefon käes ja ta lõivis sellel väiksel poisil silmarulli või midagi sellist ja õhtul helistas mulle ja see oli just mingisugune kas koolivaheeg tuli või mingisugune paus tuli vahele, koolivaheeg vist oli, jah. Et näed, minu poiss nüüd lõi teisel poisil silmarulli ja see asi antakse politseisse, et sinu poiss on süüdi. Ja ma räägin oma poisiga ja ta räägib mulle hoopis teist juttu. Ja nüüd ma olengi kahe vahel. Milline jutt see õige siis on? Eks ole, klassijuhataja lendab mulle peale, et sinu poiss on pätt ja kaabakas ja asi läheb politseisse ja mu poiss ütleb, et ei, et tema ei teinud midagi, talle tuldi kallale ja tema kaitses ennast. Et lollusi tegid hoopis teised. Ja ma võtsin selle seisukoha, et jah, ma usun enda poissi rohkem praegu. Ja läks see nädal mööda, tuligi välja, et see oli hoopis teistmoodi ja klassijuhataja isegi minu mõnest ta ei vabandanud mu ees, vaid ütles jah, et oli teistmoodi, et politseisse ei mind. Mis ise mõtlen, et praegu, et klassijuhataja ei oleks tohtinud võtta sellist suhtumist, et nüüd oli täpselt nii ja nii ongi, kuulamata ära isegi teist poolt tegelikult. Ja kindlasti sellist suhtumist ei tohi võtta, et mina olen näiteks oma lapse puhul alati mõelnud, et on kellegi teise osapool jutt, on tema jutt ja kusagil keskel on tõde. Et see kindlasti ei ole täpselt nii, nagu üks või teine näeb, seda lihtsalt põhjusel, et igaüks defineerib asju enda jaoks erinevalt, igaüks näeb asju lihtsalt oma nurgalt ja tuleb kõik nagu ära kuulata, et leida see asi. Aga ütleme nii, et ja on ka olnud neid olukordi, kus siis minul jah, see nüüd küll jääb aastate tagusesse aega, aga kus oli siis üks selline ka kulmurulli löömine ja kus siis mina nagu oli see siis äkki mingisuguses ümarlaual lõpuks ütlesin, et kuulge, lõpetame selle asja ära, et see oli nagu mõlemalt poolt halvasti tehtud olukord. Et üks noris, see oli vale, teine äsas, see oli vale, aga süüdi
nagu tegelikult üks küsis, teine sai, niimoodi lühidalt öeldes, ja mõlemad nagu tajusid ära, et nad käitusid valesti. Ja teisest küljest nagu mõlemal oli nagu natukene õigus, et üks küll käitus verbaalselt valesti ja siis temale tehti füüsiliselt liiga, see, kes füüsiliselt tegi liiga, tema ütles, et temaga käituti verbaalselt, tehti talle liiga. Ja et oligi nagu selline surnud seis, kus siis mõlemad tegelikult olid haavunud või olid saanud kannatada ja mõlemad olid teist poolt rünnanud, kus siis jõudsimegi lõpuks arusaamisele, et kumbki nendest ei ole okei, mõlemad asjad nagu jäävad nüüd siia ja lõppevad siin. Ja kõik olid nõus, lapsevanemad olid nõus ja kõik teised said ka lõpuks sellest aru. Aga muidugi algul esimene reaktsioon, kui keegi tuleb sul, olgu ta siis natuke rullis silmaga või verise ninaga koju, et keegi ründas, on ju. Aga seal oli ka sellist, ma arvan, et 1-2 korda kokku saamist ja siis jõudsime kõik selleni, kus siis oligi, et okei, see tõde oligi seal hoopis täpselt keskel. Mõlemal oli süü ja mõlemal oli nagu haavatus või nagu kannatanu pool. Just. Liigume nüüd korra veel sinna robootika teema juurde tagasi. Kaugele sa selle asjaga oled jõudnud? Kui tugev tiim sul on? Ja mul on aru saanud, et sa hirmus palju reisid sellega nüüd. kas ma nüüd ilmus palju reisime üldse õpetajana, et kõik, kes nagu tahavad, tulge õpetajaks, saate reisida. Kui tugev on tiim? No tiim tegelikult iga aasta natukene muutub, sellepärast, et õpilased saavad olla kuni 17-aastased, ehk siis ühel hetkel nad saavad vanemaks ja nad enam ei saa selles võistluses osaleda või võistlussarjas, kus meie osaleme. Meie osaleme First Lego League, oli vanasti ta nimi, nüüd ta on First Lego Challenge vist, niimoodi või First Challenge. Mõte siis selles, et igal aastal on üle maailma võetakse, see on ülemaailmne võistlus, igal aastal on üks võistlusmatt, mis asetseb laual 3 meetrit korda 1,5 meetrit suures plaanis ja seal on ülesanded, mida peaks siis robot iseseisvalt lahendama. Tõestma mingi asja ühest kohast teise, avama midagi, sulgema midagi ära tooma, midagi ära viima ja nii edasi. Ja seda ülesannet lahendavad igal aastal üle maailma umbes 25 000 meeskonda, 25-30 000 meeskonda. Et sa saad ennast võrrelda maailma tasandil. Ja see võistlussari on täpselt sama vana, kui mina olen robootikaga tegelenud, ehk siis 12 aastat vana. Selle 12 aasta jooksul 3 korral on olnud minu meeskond Eesti meister, ehk siis Eesti parim. Olgu öeldud, et viimane kord äkki eelmisel aastal oli umbes 140 meeskonda Eestis või 150 meeskonda. Et 150 meeskonnast Eestis olla nagu parim ja saada kuskile rahvusvahelisele võistlusele, see on ikka kõva sõna. Ja Euroopa meistrivõistlustel oleme saanud, kus siis enamasti esineb või osaleb umbes 100 esindusmeeskonda või oletame, et ütleme nii, suurtest riikidest on 2-3 meeskonda, väikestest on 1 meeskond. Sellepärast, et suur riik saab lihtsalt rohkem kohti võistlusele. Ja seal on meie parimaks tulemuseks näiteks robotimängus 15. koht. Kui sa võtad, et Eesti saadab 1 meeskonda, Läti 1, Leedu 1, soomlased saavad ka enamasti 1 saata, võib-olla sakslased saadavad 3, Brasiilia saadab 3, USA saadab 5 ja nii edasi. Et seal 15. kohal olla on ikkagi suhteliselt kõrged tulemused. Ja nende reisimistega on ka nii, et osaliselt on reisimised seotud võib-olla võistlustega, aga osaliselt on nad seotud Euroopa Liidu projektidega, kus siis ongi nii, et võib öelda, et meie Eestis oleme suhteliselt heal tasemel oma robootika õpetamisega, robootika lisamisega just õppekavasse või integreerimisel, sidumisel. Et see ei ole ainult, et me õpime nüüd robotid programmeerima, vaid mina näiteks püüan seda reaaleluliselt kuidagi siduda. Olgu need ühel hetkel me räägime pneumaatikast ja hüdraulikast. Ja siis ma võtangi Lego komplekti pneumaatika kohta ja ütlen, nüüd tehke see, tooge näide, kus seda kasutatakse. Tehke see, tooge näide. See ongi meil 5. klassi üks ülesannetest. Ja selle reisimistega ka just, et see Euroopa Liidu projektid, kus tehakse koostööprojekte erinevate koolide vahel, et on teatud koolid, kellel on mingisugune hea know-how millegi kohta. Ja minu puhul on see siis tõesti see Lego robootika, sest võin julgelt väita, et ühel hetkel oli nii, et 3 aastat tagasi, praeguseks 3 siis, tuli välja Legol uus roboti nimetada ehk siis Lego Spike Prime. Ja ametlik launch oli 8.
veebruar ja 9. veebruaril sain mina juba oma koolis avada esimese Lego Spike Prime labori. Ehk siis 9. kuupäevaks oli minul juba olemas 40 sellist robotit ja ma sain nagu tere tulemast Euroopa või siis maailma esimesse sellisesse laborisse. Labor selles mõttes, et suure varustatusega labor on, kus sul on võimalik kõiki neid asju teha. Ehk siis see oli ka juba see, et jah, teati, et okei, eelmüüki ei tohi teha, muidugi enne jagatakse lihtsalt edasimüüjatele kaubad laiali ja minul oli juba kokkulepe, et kohe nii kui see ametlik launch on ära olnud, siis peale seda saan ka mina selle asja lahti teha ja pihta hakata sellega. Ja reisin Euroopa Liidu projektide raames, kus siis teistest koolidest käiakse meie juures vaatamas, kuidas meie seda õpetame, aga mul on ka midagi õppida mujalt ikkagi. Olgu selleks siis droonid, olgu selleks 3D printimine, olgu selleks teised robootikakomplektid ja ma ütlengi, et minu tuleviku väljavaade või mõte oleks see, et just see asjade internet võiks olla järgmine asi, millesse ma ise nagu tahaksin teadmised saada, need baasteadmised, mida siis edasi anda õpilastele, kes siis hiljem, ma arvan, et seda asja edasi arendavad. Okei, lõpetuseks. Kaua sa kavatsed olla veel õpetaja? Siin on 2 sellist huvitavat asja. Ma kunagi olen välja visanud veksli selle sama robootika sarja kohta. Et kui minu meeskond peaks tegema selle võistluslaua peal olevat ülesannete lahendamiseks on aega 2,5 minutit. Sa eelnevalt programmeerid küll roboti, aga sa pead tegema ta nii kompaktseks, et ta 2,5 minutiga suudab selle ära teha. Hinnanguline selline võimekus, ütleme nii, et umbes 100 meeskonda iga aasta suudab teha sellise roboti, mis siis lahendab kogu laua ära. Mina olen öelnud, et kui minu meeskond jõuab selleni, et ta 2,5 minutiga terve laua ära lahendab, siis ma võin pensionile minna robootikast. Ja sellel aastal, see ei ole isegi väga kaugel mitte, ma väidaks, et umbes 90% lauast on lahendatud. Ja kui nüüd saab edasi finaali, siis on meil 2 nädalat aega, et äkki see 10% veel teha. Aga kaua ma kavatsen õpetaja olla, nii kaua, kui mulle meeldib. Nii kaua, kui ei teki sellist tunnet, et ma teen midagi vastumeelselt. Kui ma tunnen, et ma teen asja vastumeelselt, siis ma keeran selja ja ütlen, vabandust, aitab. Aga mul seda tunnet ei ole. Ma saan aru, et elus ongi igal asjal on nagu vahel paremad ja halvemad ajad. On keerukaid hetki, on ebamugavaid hetki, aga ei ole sellist põhimõttelist või väga sügavat takistust, et ma ei võiks olla seal 80+. Väga meeldiv kuulda. Aga ma tänan sind, et sa tulid, Lauri, ja kuuleme, vaatame ja näeme jälle. Tšau. Tšau.